Praeguses kiires maailmas, kus me elame pidevas kõrgendatud ohutasemes, mida siis tekitavad meile näiteks haigused, sõjad, majanduslikud raskused, kui ka hirm siis tuleviku ees, siis see kõik paneb meid tegelikkuses alateadliku ellujäämise režiimi, mida nimetatakse ka siis nii-öelda võitle-põgene režiim. Ja see on siis tasand, mis hõlmab meie elus vaid põhilisega tegelemist. Et meie vajadused oleks siis kaetud, et meil oleks kõht täis, meil oleks katus pea kohal. Ja tegelikkuses suurem osa inimesi elab sellises ellujäämistasandis. Ja aja jooksul võib see muutuda ka nagu nii-öelda loomulikuks eluviisiks. Ja kui inimene elab siis sellises rollis pikalt, siis ta samastub selle rolliga, et see, kes peab ellu jääma, mitte siis see, kes saab luua ja kasvada. Ja ta ei tunne enam siis sisemist turvatunnet. Isegi kui see välimine oht puudub, siis see tekitab dissonantsi keha ja meel ei tööta enam ühtsena. Ja inimesel katkeb siis ühendus oma südamega ja ta ei tunne ühendust iseenda, ei teistega. Ning tal puudub sisemine rahulolu ja tänutunne siis. Et sellises seisundis inimesel tekib ka nii-öelda must-valge mõtlemine, et turvalisus versus ohtlik, õige versus vale, et tema loovus, otsustus ja analüüsivõime muutub väga väikseks. Ja see siis tekitab kehale pidevat alateadlikku stressi, mis paneb keha vabastama adrenaliini ja kortisooli, mis siis omakorda tõstab pulssi ja vererõhku ning siis suunab energiat lihastesse ja eemale seedimisest, immuunsusest ja taastumisest. Ja tagajärjed sellele on siis väsimus, unehäired, seedimisprobleemid, hormonaalne tasakaalustus, kroonilised põletikud, lihaspinged, valu ja energiavoolu takistused. Ja tegelikkuses on kõik meie enda valikute küsimus. Me ei pea elama nii nagu teised ja me ei pea täitma neid rolle, mis meile ühiskonna poolt on peale surutud. Et meil on alati võimalus ise otsustada ja võtta vastutust siis oma elu eest ning tulla välja neist mustritest ja programmidest, mida ühiskond ja lähedased siis meile peale suruvad. Et me võime elada ohvri rollis, oodates siis midagi või kedagi, kes meie eest siis ära otsustab või meid justkui päästab. Me proovime oma rahulolu ja puuduseid täita väliste asjadega, mis tegelikkuses loovad meile illusioone ja põgenemist meie sisetunnete eest. Aga meil on ka võimalus võtta julgus kokku ja seista siis silmitsi nende tunnetega, mis meie sees siis esile kerkivad. Hakata pöörama tähelepanu siis iseendale, enda rahulolule ja mitte siis ära andes pidevalt ennast teistele. Et me võime õppida looma enda elu sisemisele rahulolule ja väärtustele, mis ületavad siis igasugused välised naudingud. Et selliselt me loome ka tasakaalu enda närvisüsteemile, mis viib meie teadvuse rahuseisundisse ning me saame siis jälle terveneda ja puhata ning hakata siis looma enda elu, mis oleks harmoonias meie sisetundega. Ning ma toon välja mõned tööriistad, mis ma olen pannud kirja enda raamatusse Peegelmaailm. Ja need harjutused toovad siis sind rohkem kohalollu ja rahusse. Et esimene on näiteks tegutsemine südamest, mitte siis hirmust. Ja küsi endalt, kas ma teen seda armastusest või hirmust. Mõtle iga päev vähemalt 3 asjale, mille eest süda tunneb tänusoojust. Olgu see kas või soe kodu, hea tervis või päev, mida sa saad siis nautida. Looduses viibimine, see on aeg, kus sa saad olla vaid iseendaga, lülitades ennast siis välja kõigest muust
ka enda mõtetest ning harjutada siis hetke kohalolu, kuulates ka looduse ja voolava vee häält näiteks. Igapäevane andestamine nii siis iseendale kui ka teistele. Enese kaastunne. Õpi oma tundeid kuulama, ilma et sa annaksid sinna mingeid hinnanguid. Ja turvalised ning usaldusväärsed suhted taastavad ka usalduse siis elu ees. Sa võid igapäevaselt endale öelda, ma olen siin, praegu on turvaline. Sest et oht enamjaolt eksisteerib kas siis minevikus või tulevikus. Kuid kui sa oled mentaalselt oma mõtetes kohal, tajub siis aju, et praegu on kõik korras ja meie närvisüsteem saab ka rahuneda.